No milline iroonia. Peaministrilt ei tulnud eriti ju mingeid vastuseid selle kohta, mis oli tema valitsemise ajal tema vastutus Eesti turvalisuse läbikukkumisel. Ja selle asemel, reformierakondliku demagoogia ja sellise trollimise musternäidisena hakkas ta jaurama midagi 2019. aastast, kui oli õnnis aeg Eestis, Reformierakond ei olnud valitsuses ja tegelikult asjad edenesid. Ehk tõeline iroonia on selles, et EKRE tõepoolest või EKRE osalusel valitsus võttis vähemaks eelarvest raha piiri ehitamise plaanidele, mis olid selgelt üledimensioneeritud tol perioodil, mäletame, sel ajal ei olnud mingit sõda, ja ehitas vähendatud rahaga piiri reaalselt välja. Sel ajal, kui meie valitsus oleme, hakati ehitama ja tänaseks on ta valmis. Ja nüüd, siis kui Reformierakond sai tagasi võimu juurde, muust ta ei räägi, kuidas me anname raha juurde. Küll me anname raha riigikaitsesse ja küll me anname raha siia sinna kolmandasse kohta, aga midagi ei ole saadud. Raha on muudkui antud, 5% SKP-st, juhu! Ainult, et õhutõrjevõimekust ei ole tekkinud, droonitõrjevõimekust ei ole tekkinud. Seda olukorras, kus 3,5 aastat, varsti juba saab 4 aastat täis, käib tegelikult sõda. Kogu see sõda on käinud selle aja jooksul, kui nemad on võimul olnud. Nii et kui me tahame siin ajaloolist ekskurssi teha ja vaadata siis, kes on süüdi selles, et Eesti on Kristen Michali valitsemise ajal kaitsmata, võõrad droonid lendavad meie õhuruumis, kukuvad alla ja plahvatavad ja siis salastatakse, kust nad tulid ja kes neid juhtis. Kui see oleks Vene droon olnud, siis ei oleks salastatud, eks? Kõik me saame ju aru. Kui see oleks Vene droon olnud, siis oleks täna sellest räägitud, vaadake, mis nad tegid. Sest meile ju ka täna öeldi korduvalt, et süüdi on kõiges Putin. Sel hetkel, kui võimalik on, siis olen mina ka süüdi loomulikult, aga põhiliselt on süüdi Putin. Nii et sellest salastatusest me saame teha ühe lihtsa järelduse. Ju ta oli Ukraina droon. Kas ta oli meie loaga siin? Peaminister ütleb selge sõnaga, et ei olnud meie loaga siin. Ja võib-olla on kogu sellest asjast nii palju kasu siiski olnud, et rohkem pole lennutatud Eesti õhuruumis neid. Asi seegi või vähemalt rohkem pole maha kukkunud, rohkem pole vahele jäänud. Aga asi seegi. Aga väike ekskurss siis Reformierakonna suursaavutused Eesti inimeste turvatunde ja julgeoleku suurendamisel. 2007. aastal on vist Kristen Michali parteikaaslane Jürgen Ligi, kes saatis laiali sõjaväeluure. Või ütleme, korrektne on öelda, tegi ta hambutuks, pimedaks ja kätetuks. 2009. aastal jälle Reformierakond oli võimul, see oli Ansipi valitsus, piirivalve likvideeriti. Sõjaväestatud piirivalve likvideeriti. Niimoodi. Siis tuli Eston Kohver, oli Michali parteikaaslane, Hanno Pevkur oli siseminister ja avastasime täiesti ootamatult, Eestil polegi piiri Venemaa. On ikka võsa ja soo ja mingid inimesed käivad edasi-tagasi ja Hanno Pevkur istub AK stuudios, karjub vastu lauda tampides, Eesti piir on kaitstud, aga kuna ta tegelikult ei ole kaitstud, siis nüüd me anname raha, et piir valmis ehitada. Ja andsidki raha, kirjutasid, saate aru, kirjutasid RES-i, riigieelarvest strateegiasse kirjutasid, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma võin natuke eksida numbriga, kirjutasid 70 miljonit. Nii, sinna RES-i ta jäi ja sellega edasi mitte midagi ei juhtunud. RES muide ei ole sama asi, mis riigieelarve. Riigieelarvesse see raha ei jõudnud, sest tegelikult raha ei olnud või ei olnud ka plaanis eraldada. Selleks ajaks, kui EKRE sai valitsusse, oli 70 miljonist tulnud 230 miljonine suur plaan. See oli ikka kõik RES-is. Reformierakond muudkui kirjutas raha juurde RES-i, kuidas hakkame piiri ehitama valmis. Nüüd juba 230 miljoni eest, aga meetritki piiri ei olnud ehitatud. Meetritki ei olnud ehitatud. Tulime valitsusse, võtsime kellukesed viled ja korruptsiooni sealt välja ja hakkasime ehitama ja ehitasimegi valmis. Nii, ja siis jõuame sellesse 2019. aastasse, kus me selle rahakese vähendasime, aga reaalselt RES-ist riigieelarvesse panime. Tekitasime päris raha riigieelarves, millest sai asju tegema hakata. Nii, siis tuletame kõigil meelde, sõda ei olnud. Nüüd toimub siis liberaalse režiimi riigipööre, kaporatuuri riigipööre 21. aastal, eks ole, Kaja Kallas tuleb võimule, suudab aasta jooksul kõik tuksi keerata, kaasa arvatud iseenda populaarsuse, teda päästab see, et Venemaa ründas Ukrainat ja tekkis meil üleöö sõjaprintsess. Ja siis ka veel veebruaris 2022 tuleb siia pulti Jürgen Ligi ja ütleb, ei, mingit lisaraha õhutõrjele või soomusvõimekusel vaja ei ole. Riigikaitsekomisjon saadab valitsusele parteide üleselt kõik, opositsioon, koalitsioon, kõik üksmeelselt kirjutavad, et vaja on leida lisaraha õhutõrjeks. Toru ei tõsteta, lihtsalt toru ei tõsteta.
Siis lõpuks 23. aastal, ikka juba on mitu aastat on Reformierakond võimul olnud ja plaksutab piitsa, nemad on sõjaprintsessid, siis võetakse vastu otsus hakata õhutõrjet arendama, raha veel mitte, aga võetakse vastu otsus. Sellest räägiti pikalt ja hästi palju, sellepärast, et me eraldisime raha. See on paberi peal, eraldati raha. Tänase päevani õhutõrjet tekitatud ei ole. Ei keskmaa õhutõrjet ega droonitõrjet tekitatud ei ole. 2 aastat on mööda läinud. Ja Michal jaurab midagi ühest pressiteatest 6 aasta tagusest ajast, mis ei puutu esiteks keskmaa õhutõrjesse ega Eesti sees olevasse droonitõrjesse, vaid puudutas droone, mis pidid tegelema piiri peal seirega, et uut Eston kohverit ei saaks juhtuda. Ja ta arvab, et sellega ta suudab meid trollida, juhtima tähelepanu kõrvale sellest, et nad on läbi kukkunud riigikaitses. Täielikult läbi kukkunud. Ei suuda. Ennast tehakse lolliks jälle Reformierakonna poolt, Kristen Michal poolt. Lihtsalt tehakse lolliks, et riigikaitsega hakkamad ei saa. Kindlates kätes jutt on absoluutne nali, inimeste mõnitamine ja trollimisega te sellelt tähelepanu ära ei juhi.